mängijatele absoluutselt väga mõnus, pealtvaatajatele ka tänu sellele mõnusale katusele siin ja see mäng on oma avavilega saanud. Paari mänguga, mõne mänguga seda saldot kasvatada. Eks olema 3 mängu, kui ma ei eksi Unitedil. Aga Vassiljevi pall, Tšanda saab peaga löögile ebatäpselt. See ala peal seal päris värava ees ja Beglarishvilil on seda keerutusjalga. Läheb päris hästi värava peale see pall, nüüd on pall korraks lahtine ja tundub, et Reimaa lööb selle palli Kaevats ja Kaspar Laur. Ärtel on siis toetamas Reinhard Reimaa ja Danil Rudenko, kui siin Bergman päris kõrgjala käis seal rünnakul. Tšala ja nüüd saab löögile, aga Beglarishvili pallile reageerib Ainula suurepärase tõrjaga. Riis ja proovib sealt efektselt pöörata, nüüd äkki on hea võimalus Ennuste ja lööb täpselt keskele. Vast pääseme sellest ei ole see päris võib-olla siis Tallinna Derbi nägu see mäng äkki ei lähe, aga no mine vaata, mine näi. Ennuste nüüd vasakult äärelt, kas saab minema Rudenkole, jõuab nüüd pall sealt kuidagi koostöö peale. Tagasi Ennuste. Tuleb madal pall, kasti pall on korraks lahtine, ei ulata sealt keegi löögile. Pluss, et ta suudab sellist pikki aut visata, et annab see sellist taktikalist käiku juurde, siit nüüd suudab peale Laurite palli lõpuks pikenda ka ja Pürk püüab selle löögikatse kinni ja kuulata neid laule. Harju nurgalöök ja napilt ei suuna Kaevat seda palli õigele poole posti. Pall on teel, hea kruttpall ja sealt ei saada napilt löögile. Laur on ka siin mingid mängud põhis olnud ja vahepeal olnud ka vahetuses. Rudenkolt teevad löök ja lendab väravast mööda. Oma vasaku jalaga teeb seda ka nüüd. Kas nüüd äkki otsustavalt pall lendab? Jääb korraks lahtiseks Bruno Vain ja lööb natukene mööda. Ütlemegi Saksamaa Bundesliga, teine Bundesliga, need madalad liigad, seal need vahed on natukene ka väiksemad, et seal on need üllatused suuremad tekkima, aga äkki siit õhtustab United selle mängu ära ja tulebki nii ja suurepärane löök ja sealt Kevin Mätas oli see mees, kes selle madala palli võrku saatis ja suurepärane kombinatsioon ja kas on Nõmme nüüd võtmas siit oma. Sai siin räägitud karika üllatustest, kas see siin on meil karika üllatus? Nõmme United oma tahtejõuga sealt esiliiga. Nüüd on Harjul aega lüüa see Viigi väravgi. Seiku karistuslöögi kohe siin näeme. Bergman on see nüüd hea võimalus ja ei saa Harju löögile sealt. Element suudab palli säilitada uue võimaluse tekitada. Suurepärane pall üle liini, kas siit tuleb vastu värav? Ei, Unitedil kõik mehed justkui blokis ja nüüd ei saa Pürk seda palli kinni püüdud, sest see suure hurraaga löövad mehe selle palli minema, aga kaitseb sangarlikult Beglarishvilil keskväljal väga valus ja nüüd Nikita Vassiljev teeb keskväljal vea. Ja on siin United väga närvis. Ožomkovil tuleb siit nüüd teine kollane ja punane ja United kannatab, United tahaks, et see mäng oleks läbi. Siin võib-olla tuleb veel kaarte sekka, aga võib-olla pole seda vaja, napp moment jällegi Gregor Pürgi värava katusele ja siit sellega lõpeb see mäng ära. Nõmme United alistab karikas 1-0, Harju Laagri teeb iseenda karika ajalugu ja läheb sinna veerandfinaalides. Kevin Mätas, no kui hea tunne on? Väga hea, selles mõttes, et võita on alati tore ja eriti karikas, kus teisi võimalusi ei anta Eestis, et absoluutselt väga tore meel. No, tõesti, olete täna ka justkui supervahetusmees, alustasid pingilt, siis tulid peale Sakarya Beglarishvililt muidugi suurepärane sööt. Mis sa neil hetkedel mõtlesid, kui väravaht oli vastas ja sealt kuidagi susimise peale natukene kukkumise pealt vist selle värava lõpuks ära ka lõid? Jah, et kõigepealt Saka klassi ma arvan, et ei ole ühtegi inimest, kes Eestis ei teaks, mis klassiga mees on. Ja väljak on väga kiire, et oli juba ühe samm oli paigas, ma ütlesin, et löön, aga pall kuidagi jube kiiresti läks eest ära. No eks ma sain ju aru, et sealt ma pean enda peale võtma ja löögi võtma ja siis jah, kuidagi natukene pidin nii-öelda ebastandardse löögi sealt sooritama, aga läks sisse, nii et pole hullu. No, kuidas seda mängu pingvelt jälgida oli? Mus on ikka väga selline põnev, pingeline mäng, sest tegelikult väga võrdnalise mäng ja ega siin sellist justkui selget paremat mängu jooksul ju välja joonistunud, välja arvatud siis lõpuks sinu värav selle parema esile tõi, et tegelikult ju väga tihe mõnus andmine.
ja absoluutselt, selles mõttes, et nagu sa ise mainisid, siis võrdsete lahing on ja tihtipeale võrdsete lahingus pisidetailid otsustavad, et nii oli, selles mõttes kiitus Harjule, ega mäng selles mõttes oli väga raske, et ega selliste mängude pärast ma arvan, jalkat mängitaksegi, et on nagu pinget. No selle pealt väga mõnus minna esiliiga viimastele mängudel vastu neid rekordeid jahtima ja siis ka Premium-liigasse, et ma arvan, see annab sellise mõnusa kiki juurde siia aasta lõppu. Ja absoluutselt selles mõttes, et nüüd uuest nädalast siis 7 päeva jooksul 3 mängu on veel meil minna, nii et paneme korraliku punkti hooajale, järgmist hooaega siis saame alustada nii Premium-liigas kui ka karika veerandfinaalis, mis on ju ära ütlemata äge värk. No mis täna lõpuks saatelikuks sai, vist keegi lõpuks pidi selle värava ära lööma ja selline appelt lihtsalt Nõmme United? No vist ütleks seda, et kõigepealt me alustasime ikka väga uimaselt, nagu me ei mänginud üldse, nagu me tavaliselt Harjus mängime siin väljakul eriti. Ma ei tea, mis meil toimus täna, aga nii ei saa mängida selles suhtes. No kas võis seal taga olla mõningasi vahetusi, kuigi suures osas olid põhitegijatel kõiki olemas, ja kõik samas, kes sealt ka pingilt tavalised vahetusmehed tõusevad, kõik peavad oma taseme välja mängima, et sinna taha vist ei tahaks pugeda? Ei ütleks, et Võru mehed eriti nagu selles süüdi. Me ei ütleks, et lihtsalt meeskondlikult olime uimased ja ei olnud mänguks valmis nii, nagu peaks olema. Samas teist poolega alustasite kohe hästi, mis te seal riietusruumis siis arutasite, et mis teile sellise uue tuleku tõi? Ega me väga palju midagi nagu drastilist või kardinaalselt selle muutnud, et nagu pidime lihtsalt nagu värkame üles ja lihtsalt mängime enda mängu ja tegema nii, nagu me seda tavaliselt teeme. No sina ise kaitseliinis seal Gisala, kes on Unitedi suur selline ründaja, esiründaja, tema suutsid üsna hästi ära nullida, et selline väike linnuke tänases sulle kaasa ikka? Nojah, ega lõpuks see ei anna midagi, et ikkagi mängu me kaotseme meeskonnale, et see individuaalne, et see ei ole väga oluline. Aga nüüd loodetavasti võidukalt Premium-liiga hooaja lõpuni vaja veel seda kohta natukene kaitsta, aga iseenesest olete heas kohas ja nüüd saate vigade parandusi teha hooaja lõpuni? Ei, absoluutselt viimast 2 mängu lähme ikkagi võitme ja kindlustame endal kohta siin, et ei ole midagi siin veel tehtud selles suhtes.